Tere kõigile! Mina olen ruumiandmete osakonna peaspetsialist Maile Meius ja räägin täna teemal ETAK andmete kasutamine kodukoha valikul. Enne alustamist nii palju veel infoks, et kui tekib koolituse jooksul küsimusi, siis võite need lisada K ja V alla ja koolituse lõpus siis vaatame koos üle need. Aga siis alustamegi. Selleks, et siis lihtsamini koduotsikut läbi viia, on meie välja mõeldud kaaslasteks Marja Jüri, kellel on mõned konkreetsed eelistused. Legendi järgi Mari peab õpetajaametit, on roheenergiatuline austaja ja liigub palju rattaga ringi. Jüri teeb aga tööd kodukontoris, kasutab siis tööga seoses palju mobiiltelefoni, internetti ja eelistab elada ja lõõgastuda veekogu ääres. Siia olen ära toonud ka lühikese ülevaate, millised punktid me läbi käime koos selle koduotsinguga, et me alustame siis kõigepealt sellest, kust leida sellist kõige ülevaatlikumat infot ETAK andmete kohta. Siis näitame, kus on 2 uut pistikprogrammi meil, mida saab Google'is siis kasutada abivahendina. Siis leiame elektrituulikud ja päikesepargid ETAK andmetest, samamoodi sidemastid ja kasutame abivahendina ka natukene X-KISS keskkonda, seda nii sideteenuste kaardi allalaadimiseks ja ka siis vaatame, mis infot me veekogude kohta saame. Siis natukene piilume ka transporti ja lõpuks siis jõuame koduni välja. Aga kõigepealt siis läheme Maa-ameti koduleheküljele ja otsime üles ETAK nähtuste kataloogi. ETAK nähtuste kataloog on siis PDF-vormis siia üles riputatud meil ja siin on siis ilusti nad ära jaotatud suurteks gruppideks, neid on 6 tükki ja siin all on siis erinevad klassid ja ka tüübid, et kui me siit näiteks valime kas või veekogud, et näiteks seisuveekogus siis on ära toodud seisuveekogude tüübid, et kui me tahame näiteks järve ääres elada, et siis siin on see kiht, mille me alla pärast tõmbame Google'issi. Siis edasi kihtide allalaadimine või andmete allalaadimine on võimalik teha siis sellel leheküljel, et antud juhul meil läheb päris palju kihte vaja. Ma olen ette valmistanud kataloogi nii ehitiste, kõlvikute, tehnovõrkude, transpordi kui ka veekogude kohta ja lisaks olen ka veel maakatastri kihi alla tõmmanud aja kokkuhoiu mõttes siis. Aga siit edasi, enne kui läheme Google'issi, otsime üles siis meie uued pistikprogrammid ja selleks läheme teenuste alla. Siin on tarkvara lisad ja kui siin Google'is siis pluss laati teha, siis ongi üks on aadressiotsik, teine on kaldaerafotod, mida saab kasutada. Siit siis läheme pistikprogrammide repositooriumist ja saame siis alla laadida, et siit samast on siis download late'ist. Ka need protseduurid on mul läbi tehtud. Me vaadata korraks ka kaldaerafotot, et põhimõtteliselt on samas kohast, näeb enam-vähem samasugune välja. Nii, ja ka siit saab siis võimalik alla laadida. Ja nüüd liigume edasi juba siis Google'issi. Olen siin kasutanud VMS teenust allkaardina taustaks ja siis olen ka valmis pannud siia maakonna piirid, et see Eesti kaart oleks natukene parem orienteerumiseks. Ja esmalt siis hakkame siin vaatama, kust me leiame infot roheenergia kohta. Et siin on mul siis need allalaaditud kihid ja kui ma võtan lahti tehnovõrgud, siis tehnovõrkude all ma leian tehnopaigaldised punktina ja see on nüüd üks kiht, mis tasub alla siin või Google'issi tõmmata. See on mul siin eeltööna tehtud ja
ja siin on näha siis üle Eesti kõikvõimalikud tehnopaigaldised. Võime siin atribuuditabeliga lahti teha ja näidata, mida ta endast sisaldab. Et siin on tüübina, siis on kohe esmalt nähtav elektrituulikud. Siit vaid veidi alla kerida, siis on ka siin mahutid, trahvod. Ja meid siis huvitavad elektrituulikud, et seda kihti tekitada. Ma teen selle praegu dokin ära siia. Sellisel juhul siis lähen tagasi siia tehnopaigaldiste kihi peale. Võtan filter ja siis tüübi järgi lühiloendist võtan elektrituulikud ja okei. Ja siis kaardi peal ta kuvabki need elektrituulikud mulle üle Eesti. Ja selle kihi, et kui me tahame, et see alles jääks, siis selle kihi võib ka siis eksportida siit ära salvestada mõne nime alla, et minul on ta siin ka juba ette valmistatud, et siin on elektrituulikud kiht olemas, siin tuleb sealt salvestada ja käivitada. Võime selle läbi teha. Nii, okei. Hetkel siis kirjutan üle. Aga siin andis praegu vea. Teeme uue kihi. Nii, paneme talle siis elekter 2 nimeks. Ja meil tekkis uus kiht. Ja siis järgmisena vaatame, kust me leiame päikesepargid. Siis päikesepargid. Kõigepealt meil on vaja kõlvikute kataloogi ja kõlvikute alt me võtame õue ja lisame siis QGIS-i ja siin ta on mul juba olemas. Õued ilmuvad meile siia õued. Ja kui me teeme siis selle õue atribuuditabeli lahti, siis kohe näeme, millist infot meil seal kuvatakse. Siis siin on meil tüüpidena on siis tootmisõu, eraõu ja need kasutus on siis see lahter, kus me leiame tegelikult need päikesepargid, et see tootmisõu kasutus on päikesepargina. Ja siin samamoodi me saame nendele teha filtri, kus siis eraldame kõik, aga siis mitte tüübi, vaid kasutuse järgi. Päikesepargid. Ja siis tekkisid meile need päikesepargid, need õued, kus on päikesepargid. Ja samamoodi sellest saab siis eksportida kihi. Need on mul siis ka olemas juba. Jätan siia praegu peale siis elektrituulikud ja päikesepargid. Ja kui ma välja suumin, siis on neid näha siin üle Eesti. Et päikeseparke meil on siis 1302 siin kirjas, üleval ka on siis nende arv. Ja kui ma vaatan elektrituulikuid, siis neid on üle Eesti 182. Päikesepargid väga hästi välja siin ei paita, et ma korraks lülitan hallkaardi välja, jäävad maakonnakihid, aga selliste väikeste täppidena on nad siiski siin nähtavad. Nii, vaatame need tuulikud. Millegipärast nüüd kadusid. Nii, tuulikud olemas. Ja kui me tahame näiteks kas või vaadata siin mingisugust piirkonda lähemalt, et siis ongi võimalik tegelikult kasutada kaldaerafotopistik programmi, et
teeme selle peal krõpsu, läheme samas siia päikesepargi peale näiteks ja ta kuvabki meile selle ala, kus see päikesepark asub. Ja samamoodi, kui me vaatame siin neid tuulikuid, et on näha, et need tuulikud on siin täiesti olemas. Ja siin siis saab ka ajareal liikuda, et see ajarida ulatub siin tegelikult aastani 2014. Nii, sellega me oleme leidnud siis üle Eesti asetsevad elektrituulikud ja päikesepargid. Aga edasi, et kui me nüüd teda niimoodi üldise visuaalse vaatlusega pilgu peale heidame, et siis rohkem on siin Lääne-Virumaal, ka Harjumaal on ja on ka Pärnumaal. Ja Mari, Jüri teevad valiku siis Pärnumaa kasuks, nii et liigume edasi Pärnumaa poole ja vaatame, mis me siit edasi leiame. Et järgmise kihina tegelikult otsiks üles sidemastid, mille järgi siis saab näha mobiilmastide asukohad, kuid siin tuleks siis meeles pidada seda, et ETAK-is kaardistatud sidemastid ei pruugi alati olla mobiilimastid ja mobiiliside võib olla ka näiteks torni või korstna otsas tegelikult, et siin saab siis abiks kasutada näiteks siis sama kaldaera fotot vaatamiseks, lähiümbruse vaatamiseks näiteks, aga siis on ka olemas Cellmapper, kus siis on kõik need mobiilmastid olemas ja neid võib siis kas või ETAK andmetega võrrelda, kui tahab nagu täpsemat infot saada. Aga siis uuesti võtame need kataloogid lahti ja siis need sidemastid me leiame tegelikult ehitiste alt ja ehitised kõrgrajatispunktina on nad siis siia meile kaardistatud. See kiht on mul ka valmis meisterdatud, et kõigepealt on siis need sidemastid või vabandust, kõrgrajatised kõik siin peal. Ja siis on filtreeritud mul sidemastid sinisega. Ja kui me läheme siin natuke lähemale ja tahame ka neid vaadata, ma panen selle hallkaardi siia tagasi, siis võime jälle kasutada seda kaldaera fotot, näiteks läheme siia paikuses juurde ja siis ta kuvab meile selle sidemasti. Nii. Aga samas võime vaadata ka näiteks, kui ma panen tagasi sisse nüüd kõrgrajatised punktina, siin oli veel neid, et kui ma lähen näiteks siia, vaatame, mis meil siin on. Et siin on üks kõrgem torn ja siin tegelikult võiks ka eeldada, on mobiilside tegelikult olemas, aga meil ETAK-is on ta siis tornina kaardistatud. Siis edasi jätkame oma legendiga, et Mari on saanud vahepeal siis tööpakkumise Sindi gümnaasiumist ja tõmbame ringi veidi koomale, liigume siis Sindi linna lähedusse ja selleks siis, et seda Sindi linna piire paremini jälgida või näha, kui suur ta üldse on, siis võtame siin asustusüksuste kihi lahti ja teeme sellest Sindi linnast siis sellise ala, et on nähtav. Selleks siis läheme siia peale ja siit kõrvalt võtame tööriista Vector General väljavõtte valitud nähtusest ja siis tekitame siia paneme siia Sindi 2. Ja salvestame. Ja tekib meil kiht. Paneme talle natukene läbipaistvust.
Nii, me näeme, kui suur see sindilind on hästi jälgitav. Siis, kui nüüd natukene tagasi minna ja veel nendest sidemastidest rääkida, siis tegelikult me võime sellise abivahendina kasutada ka siis meie X-KIS-is olevat kaardirakendusi, kus on tegelikult ära toodud ka siis sideteenuskaart. Otsime selle ülesse. Seal saab siis kiirusi vaadata, kui kiire sidega meil tegemist on. Ja me võtame näiteks selle maksimumkiirused ja siis need rattad, mis on tumerohelised, neid põhimõtteliselt saab alla laadida siit samast. Siit hoiame Shifti all ja teeme siit ühe ala, mis meid huvitab. Ja saame selle eksportida endale siis sobivasse kataloogi. Minul on ta siin olemas, siis ma näitan. On ta siin olemas siin sideteenuste alla ja siit siis see 1000 kiht on see, mille ma siia Google'isse kandsin. Ma lülitan selle sisse. Nii. Ja siis need on nüüd need punktid seotud hoonetega, kus on siis kaabliühenduse kiiruseks siin 1 gigabitt sekundis. Aga liigume edasi, kuna meil oli siin ka veekogust juttu ja Jüri soovib veekogu lähedal elada, siis ETAG-andmetest siis on võimalik andmeid alla laadida. On siin mere kohta, on siin seisuveekogude kohta, aga meie siis võtame siit praegu vooluveekogud ja võtame lihtsalt selle telje ehk siis vooluveekogu joonena, kus on kõige rohkem infot küljes. Ja kui ma selle teen ka siin meie kaardi peal aktiivseks, siis ilmuvad siin vooluveekogude teljed. Atribuuditabelit avades siis saame näha ka infot. Sellega läheb natukene aega, sest infot on palju, võtab kogu Eesti kohta. Nii, ta mul liikus kuskile ja millegipärast taha läinud, aga tokime ta ära. Ja siis ta on meil siin ees. Kui vooluveekogu atribuuditabelit vaadata, siis siin on kirjas siis näiteks on siin tüüp, on ta kraav, on ta jõgi, on ta oja, peakraav. Ja siis on siin laiused ära toodud. On ka siis kood, mis siis näitab, et need koodiga veekogud on meil kirjas EELIS-esse ehk siis Eesti Looduse Infosüsteemis ja neid registreerib Keskkonnaagentuur. Siis on veel MPS-kood, mis siis näitab, et neid veekogusid registreerib Põllumajandus- ja Toiduamet, siis maaparandussüsteemi kood siin. Nii. Lähemegi tegelikult siis tagasi siia X-KIS-i, kus tegelikult üks olulisi infoallikaid on ka näiteks veekogudega seotud mõjualad ja kitsendused, et millega me peaksime siis arvestama, kui me soovime veekogu äärde kodu leida või rajada. Et siin on siis kitsenduste mõjualad. Siit jätame alles siis mis on veekoguga seotud. Ja siit samamoodi saame tegelikult selle kihiga siis alla laadida nii suurelt, kui me soovime. Et samamoodi sellise väljavõtte siin teha ja salvestada selle kihi. Ja kui me siis siin oleme ta valmis teinud, siis ta kuvatakse siia meile QGIS-i. Nii.
Ja siit siis, kui me teeme atribuuditabeli lahti, on meil ära toodud kõik kitsendused, reeglid, mm, kitsenduste ulatused, otsime siit siis üles ka Pärnu. Pärnu jõgi on siin, et siin on siis mitu kitsendust. Kalda veekaitsevöönd on meil siis 10 meetrit, ranna või kalda ehitusvöönd on 50 meetrit ja ranna või kalda piiranguvöönd siis on kuni 100 meetrit. Ja siin on siis ka ära toodud need seadused, mille järgi need on määratud. Ja siin on ka siis toodud need alad või ala suurused, et need siis suurustest ka sõltuvad, kui kaugele need kitsendused ulatuvad. Ja kui siin kaardi peal vaadata, siis siin Sindi lähiümbruses või Pärnu jõe ääres, et see 100 meetrit on see kõige kaugemale ulatuv, siis mis meid konkreetselt huvitab, on ehituskeeluvöönd, siis see on siin järgmine, mis ulatub siis 50 meetrit ja siin ongi näha, et siin osad hooned on siia piiri peale ehitatud. Siis edasi vaatame, lülitame sisse korraks ka katastri ja siin on siis praegu lihtsalt joontena need alad ära märgitud, aga me võime siia peale panna ka näiteks, et kas tegemist on elamumaaga või mingisuguse muu sihtotstarbega maaga. Et kui me siit nii, praegu me näeme nüüd katastriüksuse numbreid, aga me võime neid natukene muuta. Need paneme siia siis sihtotstarbe järgi. Ja nüüd me näeme, et siin jõe ääres on palju elamumaade pakkumisi. Siis, mis veega võib-olla veel huvi pakub, on üleujutuskaart näiteks, üleujutusalade kaart. Et seda võib siin ruumiandmete kataloogist leida või võtta looduslikud ohutsoonid ja siit siis saab VMS kihi, kus on teemakaardina toodud üleujutusalad ja see kiht on mul ka siia juba ette valmistatud, kui ma selle sisse lükkan, võtan korraks selle Sindi välja ja zoomime ka oma ala välja, siis on näha siin need üleujutusalad, et kui kaugele see võib keerulistes oludes ulatuda. Siin on ka toodud ära tõenäosused. Võtan korraks sellega välja erinevate värvitoonidena, siis kõige heledam tähendab siis ulatus, mis võiks toimuda kord 10 aasta jooksul, siis järgmine on siis kord 50, kord 100 ja kord 1000 aasta jooksul. Aga see on niisugune teoreetiline arvutus, et kui me tegelikult kuskil veekogu läheduses elame, siis tasuks ikkagi mõelda sellele, et loodus võib teinekord meid üllatada. Lükkan sisse tagasi ka selle kitsenduste ala ja ka katastri korraks. Nii et üks võimalus on siis Maril ja Jüril näiteks ehitada siia sellesse piirkonda
aga noh, see võib-olla ei ole ka kõige targem tegu. Nii, aga vaatame edasi ka natukene teid, et kas meil on ka siin rattateed olemas. Selleks siis on meil vaja transpordikataloogist alla tõmmata näiteks tee siis joonobjektina ja ka tee alana. Need on mul siin ka olemas. Võtame korraks neid natukene vähemaks. Nii, lükkame nad sisse. Ja ka siit meil on üht-teist välja lugeda, et kui me teeala atribuuditabeli avame siin, siis siin tegelikult on info selle kohta, et mis tüüpi ala siin on. Et on siin näiteks bussijaam, jalakäijate ala, liiklusala. Kui me aga võtame juba siis joonobjektina, siis siin on infot rohkem. Kõneleja mõtleb. Nii. Ja siin on siis nähtav teetüüp, on siis tegemist põhimaanteega, tänavaga, muu teega, ka rada on siia kirja pandud. Siin järgmisena on siis laius meetrites. Siis me võime siit välja lugeda ka, mis kattega meil teed on: püsikate, kruuskate, pinnas, siis liikluse suund ja siis on ka teenumber, et teenumber on siis, et kui neid numbrid on kuni 5, 1–5, siis tegemist on meil riigiteedega ja need on olemas siis teeregistris. Ja kui numbrid on 6–7, siis meil on tegemist kohaliku teega. Kui me siia lõppu veel läheme, siin on näiteks muutmisaeg, geomeetriline muutmine ja väljavõte, siis see muutmisaeg iseenesest siis tähendab seda, et on andmetes mingisugune muudatus sisse viidud ja siis see viimane muudatus kajastub siin, aga geomeetriline muutmisaeg näitab siis seda, kui on toimunud ruumikuju muutus siis 2D vaates. Et need on natukene erinevad siis. Et need, seesama info on olemas ka näiteks siis veekogude kohta, ka näiteks ehitiste kohta. Nii, aga siit me saame tegelikult siis, kuna meil siin oli Mari, kes eelistas rattaga sõita või siis jala käia, siis saame siit filtreerida näiteks kergliiklusteed. Et läheme siin jälle teekihi peale. Võtame siit tüübina kergliiklustee. Ja nüüd meil on siin nimekirjas 11 kergliiklusteed välja toodud. Ja sellest me saame ka siis eraldi kihi tekitada, eksportides nad ja salvestades. Näiteks siin on mul salvestatud siis kergliiklusteenada ja seesama kiht on mul siin juba välja toodud. Et kui ma selle sisse lülitan, siis on need teed siin ka nähtavad. Nii, siis kui meil siin oli juttu, et Mari sai tööpakkumise Sindi gümnaasiumist, siis me võime ka ehitiste kihist alla laadida
ehitised alana, näiteks hooned ja, ja selle hoone siis, kui me tahame leida näiteks selle Sindi gümnaasiumi, siis saame kasutada aadressiotsingut selleks, üks viis. Nii. Et siin on siis võimalik otsida kas siis üldiselt või siis siin on võimalik ka otsida kas siis ainult hooneid, katastriüksuseid, väikekohad. Me jätame praegu selle üldise otsingu sisse ja siia võib kas siis sisse trükkida aadressi või võime trükkida siia ka lihtsalt Sindi gümnaasium. Ja ta siis suumib meile sisse ka koheselt meie soovitud punkti. Siin all on, et kui see näita täpsemalt välja lülitada, siis siin osa info kaob ära, aga siin muidu on siis info sellesama Sindi gümnaasiumi kohta, mis tuleb kaasa, kui andmeid kaardistatakse. Ja saame samamoodi kasutada siis kaldaärafoto pistiprogrammi selle vaatamiseks. See kool on siin täiesti nähtav olemas. Ja edasi me võime teha sellele koolile näiteks 3 kilomeetri raadiuses puhvri, et ütleme, et Marja ja Jüri soovivad siis elada sellise raadiuse ulatuses. Et kui me läheme siia ehitiste kihi peale uuesti, teeme selle kooli aktiivseks, siis siit ülevalt võtame geotlöötluste vahendist puhvri, ainult valitud nähtus hoonete kihist. Siia võime näiteks panna 3 kilomeetrit, liida tulemused ja käivita. Nii, natukene. Ja siis meil tekib selline puuverdatud ala. Võtan selle enda valmis tehtud, mis on läbipaistev. Ja kui siin nüüd vaadata kooli lähiümbrust veel, et ja siin on siis näha siis kergliiklusteed, siin on näha need hooned, kus on siis parem internetiühendus. Siin on näha siis jõe lähedus ja mis sellega kaasneb. Ja üks koduvariant siis oli meil krundina, kus tegelikult oli see üleujutusoht ja ka siin olid piirangud, et piirangute puhul siis tuleb tegeleda ka nii-öelda paberimajandusega, et jõuda sinnani oma kodu ehitamiseni, et selles mõttes siis esimene kontakt on ka siis kohalik linnavalitsus või kohalik vallavalitsus. Aga ütleme, et nemad ei soovi sellega tegeleda ja ka see asukoht on võib-olla ka selle üleujutuskaardi tõttu mitte kõige soodsam, siis nad liiguvad natukene kaugemale ja siit võib kas või näiteks hetkel ei lähe sinna kinnisvaraportaali mitte, aga siit siis võib valida mõne hoone, mis legendi kohaselt näiteks on müügis ja võime siia näiteks panna mingisuguse
aadressi, et siin on Lõokese tänav. Paneme siin Lõokese tänav 24. Sindi linnas. Saame ta lähemale suumida ja siin siis on näha, et tal on hea internetiühendus sellel majal. Siis vaatame, kui kaugele meil jääb see kergliiklustee. Kergliiklustee küll ulatub siin, lõpeb küll siin ära, aga noh, on ka nagu eramajade vahel võib-olla lihtsam rattaga liigelda. Ja ka veekogu jääb siia lähedale, aga piisavalt turvalisse kaugusesse. Ja siis, kui me tahame veel siin vaadata seda piirkonda, milline see piirkond näiteks välja näeb, et on siin kõrgepingeliinid võib-olla, et mida me ei taha oma kodu läheduses väga näha. Et siis see on ka siin nähtav, aga praegu tundub, et tegemist on siin üsna uue hoonega. Ja see võiks olla siis Mari ja Jüri otsus, et see saab olema nende kodu. Aga see oleks siis minu poolt kõik. Järgmiseks siis vaatame, kas on meil siin tekkinud küsimusi. Küsimus on siin, et kuidas toimub elektrituulikute ja päikesepaneelide kaardistamine. Kuidas ja kui kiiresti uued püstitatud elektrituulikud või päikesepaneelid ETAK-isse jõuavad? No üldjuhul kaardistatakse kõike jooksvalt, aga elektrituulikutega võib olla ka nii, et kui on planeeritud või planeering on valmis, siis nad kantakse kaardile ka juba selle planeeringu põhjal. Et siin võib näiteks tuua ka näite, me võime minna siia, kohe vaatame, üritan natukene kihte vähemaks. Nii, et kui siin liikuda, siis võib leida jah, selliseid kohti, kus on tuulik peale kantud koos kõrgusega, aga kui vaadata seda pilti, siis või seda kaldaera fotot, siis seda tuulikut alles ehitatakse. Kohe otsin ülesse. Minu meelest oli see äkki siin. Jah, siin näiteks on näha, et seda tuulikut parasjagu ehitatakse. Siis on üks küsimus tulnud, et kuidas lisada saadud tulemus kihtidena veebi. Siin tuli veel mõni küsimus. Kinnisvara hinnatsoonid. Tänan kuulajaid ja kõigile ilusat päeva jätku!